tore, et saite tulla kuulama arutelu tervishoiu rahastamise kohta ja täna on meil siin arutelust nüüd alguses väikene muudatus, et kavas on kirjas, et meil on kohal Tarmo Kärsna, aga tema kahjuks ei saanud tulla ja siis kui ma tutvustan osalejaid, siis saate ka teada, kes on tema asemel. Aga hakkan siit algusest pihta. Kõige esimene on meil Kalev Reiljan, kes siis on seotud erameditsiiniga, juhib Confidot. Selle arutelu algatajaks tegelikult on ka Confido ja siin on Confido poolt ja siis Annika Uudelõpp isikus on väga suur algust ära tehtud. Järgmisena on meil arutelust Teada Niilov, kes on Arenguseire Keskusest. Arenguseire Keskus tegi hiljuti niisuguse küllaltki põhjaliku ülevaate Eesti tervishoiusüsteemi rahastamist ja tulevikustsenaariumitest, et mismoodi tulevikus võiks tervishoiusüsteemi rahastada või mida sinna tervishoiusüsteemi võiks üldse juurde lisada. Missugused on võimalused, mis siis maailmas siis paistavad suurte trendide näol. Järgmisena on meil Mari Krass, kes on meil nimekirjas puudu. Tema on siis Tarmo Kärsna asemel. Tema esindab kaudselt ka tervishoiusektorit, et ta esindab siis ravimifirmat Magnum ja on seal juba on päris pikka aega erinevatel juhtivatel kohtadel Magnumis töötanud. Ja viimasena siis Rain Laane Tervisekassa, mitte Haigekassa juht ja ilmselt oskab kõige paremini anda võrdlusi selle kohta, missugune on siis Eesti tervishoiusüsteemi rahastamine võrreldes teiste riikidega, kus meil kõige suuremad puudujäägi kohad on. Aga ma arutelu alustaksin Teast, kuna Tea on siis Arenguseire Keskusest, mis tegi selle raporti, millest võib-olla niisugune arutelu meil alguse saigi. Et võib-olla sa Tea räägid natuke sellest, et mis olukord meil on tervishoiusüsteemi rahastamisega? Aitäh ja me selle ülevaate nii statistika kui ka stsenaariumid tegime aastal 2020 ehk praeguseks on see juba paar aastat olnud ja leiate selle meie veebist arenguseire.ee, võtate uurimissuunad tervishoiu tulevik ja leiate selle sealt. Nii, nüüd olukorrast. Ilmselt ma ei ole ammendav. Ma pakun välja mingisuguse stardipunktid ja teised saavad täiendada. Oodatav eluiga on Eestis väga tempokalt kasvanud viimasel 20 või ütleme kogu taasiseseisvumise aja jooksul, aga sama tempokalt ei ole kasvanud tervena elatud eluaastad ja keskmiselt võib üldistada, et umbes 1/3 oma elust me elame haigena. Mingit tüüpi või mingite haigusseisunditega. Ja see kipub just olema muidugi enamasti see elu tagumine ots ja kui vaadata ka Tervisekassa kulustruktuuri, millest Rain muidugi oskab palju paremini rääkida, siis midagi pole teha. Alates inimeste vanusest 55 hakkavad need kulud üles minema ehk väga suur osa nendest just eriarsti kulust eelkõige läheb siis just nende samade vanemaealiste peale, kes elavad mingisuguste haigusseisundite või krooniliste haigustega. Väga suur kulu on veel ka vastsündinutele, mis on normaalne ja see on lühiajaline ja veel on siis suuremad kulud seotud ravimitega, jälle siis selles pigem elu tagumistes kümnendites, seal alates 60 aasta vanustest inimestest eelkõige. Siis võib-olla kui rahastamise juurde tulla, siis meil on Eestis siis solidaarne ravikindlustus ja sellega on solidaarne selles mõttes, et kõik töötavad inimesed maksavad ravikindlustusmaksu ja sellega on kaetud umbes 95% Eesti elanikkonnast ehk 5% ei ole kaetud ja selle näitajaga, isegi kui see tundub väike, see 5%, oleme me paraku siis OECD riikides suhteliselt halvas positsioonis, et väga paljudes riikides, ülekaalukas hulgas riikides on olukord parem siis OECD riikidest. Nii, mis siis veel hakatuseks? Ja võib-olla ka tervishoiu rahastamise struktuurist.
Veerand tervishoiurahast tuleb oma osalusest ehk inimesed ise maksavad 25% kõigist tervisekuludest. 60% tuleb sotsiaalmaksust, et võiks tavaliselt valdav arvamus on, et kõik tuleb sealt, et ei, kõik ei tule sealt. Esiteks muidugi on see veerandi ulatuses oma osalus ja siis veel see, mis jääb puudu siis 60 + 25 on ju. Et see 15% tegelikult tuleb siis muudest riigieelarve tuludest, teistest maksudest siis eraldistena Tervisekassale ja Rain ka oskab sellest kindlasti rohkem rääkida. Et selline on see rahastamise struktuur. Nii, kas ma peaks veel midagi hakatuseks ütlema? No võib-olla Rain juba tahab kommenteerida. Ma lisan mõned asjad juurde, arvud, et 2017 oli see maagiline aasta, kus siis Jevgeni Ossinovski oli sel ajal minister ja siis toodi tervishoidu nii-öelda lisaraha. Poliitikud, nad on siin täna kindlasti kõrval paneelides, eks. Siis kui poliitikud räägivad, et saabus kas 300 miljonit või 500 miljonit, siis loomulikult nad ei eksi. Nad lihtsalt unustavad, et see pidi millegi arvelt tulema, et tegelikult tehti seda trikki, et osa raha tõsteti ühest taskust teise. Et kui ta muidu oli Sotsiaalministeeriumi eelarvereal, siis nüüd on ta Tervisekassa eelarvereal. Loomulikult tuli meile raha juurde, vastus jumala õige. Tegelik meie arvestuses päriselt 50 miljonit tuligi juurde, 34 miljonit esimesel aastal ja natuke teisel aastal. Ja see tuleb juurde sellest lihtsast asjast, et mitte töötavate pensionäride pealt siis riik maksab Tervisekassale tegevustoetust. Kõlab natukene kummaliselt, aga raha ei haise. Ja seda on suurusjärgus selline 100+ miljonit. Ja siis sellest 13% ravirahast me saame suurusjärgus 1,8 miljardit, nii et kokku me opereerime numbriga 2 miljardit. Kui ma alustasin 2017 sügisel, siis see number oli 1,3 miljardit, siis te saate aru, kuidas see kasv on. Et see kasv on röögatu, aga seal on palju erinevaid põhjuseid, millest me võib-olla jõuame mõnest rääkida. Ehk siis me opereerime täna suurusjärgus 2 miljardit, lepime kokku, et võtame need nullid sealt tagant ära, et matemaatika käib siis nagu 1-st 2000-ni. Ja see 1 on siis 1 miljon, kui me räägime numbritest. Et nii palju lihtsalt sellest skaalast. Kui palju meie olukord erineb teiste riikidega võrreldes selle sektori mahu mõttes, et kui erinevad me oleme näiteks võrreldes Saksamaast või võrreldes Soome või võrreldes Lätiga? Seda mõõdetakse protsent SKP-st, see on siis sisemajanduse koguproduktist. Ja Eestis on see siuke 6,7% SKP-st läheb tervishoidu. Lääne-Euroopas on see number 9-13%-ni. Saksamaa, Holland on seal nagu ülevalpool, Soome, Rootsi ka. Ameerikas on see protsent 17, aga Ameerikaga ärme võrda sellepärast, et seal on ka nii-öelda legal cost või advokaadikulud on seal ka selle protsendi sees, kes siis tervishoiusektoriga alati kaasas käivad. Ja siuke nagu kahekohaline protsent kindlasti aitab paremini ja Eestis, mis selle protsendi alla toob nii-öelda, on tegelikult tervishoiutöötajate siis tasu või siis maakeeli öeldes mitte nagu kulukomponent, vaid lihtsalt see töötasu. Ja väiksemates haiglates on väiksema haigla kulust umbes mingi 70% on töötasu, kiirabis on see 80%, suuremas haiglas on see võib-olla siuke 55%. Et see on asi, mis mängib väga suurt rolli ja paar aastat tagasi mäletate, meil oli see mure, et enamus Eesti tervishoiutöötajaid, meie tublisid hooldustöötajaid, õdeseid, arste vaatasid Soome poole, siis täna on see nagu enam-vähem peatunud, sellepärast et need numbrid on muutunud, aga vaadates viimast kriisi, siis kus kasutati seda, et maksti nii-öelda 1,5-kordset mõned koha peal kõrgemat tasu, siis me täna oleme jõudnud selgele arusaamale, et jah, selle numbri eest võib tööl käia, aga mitte 16 tundi päevas, vaid 8 tundi päevas. Jah, ma nägin, et vahepeal teadestis käega, ma küsisin teiste käest ka, et mul jäi selline mulje siit jutust, et me küll kulutame vähem raha, aga kuna see tuleb selle arvelt, et arstid saavad vähem palka kui Skandinaavias näiteks, et siis võib-olla meil kui see teenuste kättesaadavus nii halb ei olegi, et mida, Kale, sina eratervishoiu poole pealt sellest arvad? Teenuste kättesaadavus on nüüd erinevate erialade kaupa erinev ja ütleme keskmiselt, ta võiks olla oluliselt parem muidugi, aga ma tahtsin tegelikult Rainile lisada veel rahastusas juurde seda,
et neid riike, kus kogu süsteem põhineks nii-öelda nagu riiklikul sellisel tervise- ja kindlustussüsteemil on nagu pigem Euroopas vähemuses. Et ikkagi valdavas osas riikides tegelikult on nagu riiklik tervisekindlustussüsteem on kombineeritud nagu era- või siis valdavalt nagu tööandja poolse kindlustussüsteemiga ja see on ka et selles mõttes me ei peaks vaatama kindlasti ainult nagu seda nii-öelda riiklikku tervisekassasüsteemi selle rahastuse nagu ainukese sellise lahenduse võtmena. Et täna Eestis on tegelikult eratervishoiukindlustuse turg on päris kiiresti kasvanud, aga ta on ikkagi võrreldes siis riiklikult pakutava kindlustusega nagu väga-väga väike. Et me räägime, ütleme siin nagu 1% võrreldes nagu nende numbritega, millega Rain opereerib. No ütleme kohe varsti on. No me loodame väga, et ta kasvab. Me ka. Siin oli palju juttu sellest, et on erinevad näitajad, mis meil on võrreldes teiste Euroopa riikidega on kehvemaks näinud või võrreldes OECD riikidega. Kui palju me üldse saame neid näitajaid niimoodi rahvusvahelist võrrelda, et äkki sa, Marigi, oskas seda ka kirjeldada? Et ma ka huviga jälgisin, kuidas meie vestlus arenema hakkas, et sukeldusime kohe numbritesse, sukeldusime kohe definitsioonidesse, sukeldusime kohe võrdlustesse, et tegelikult igal riigil on oma süsteem, nagu Kalev ütles, kombineeritud erinevatest kindlustustest, inimestele pakutakse ka erinevaid teenuseid, mõõdetakse asju erinevat moodi. Et võib-olla me ei peakski nii palju lähtuma nendest numbritest, mida me graafikutelt näeme ja leidma sealt neid numbreid, mida me sooviksime sealt näha, et vana tõde, te saate seda, mida te mõõdate, vaid vaatama, mis me tahame, mida inimesed tahavad, mida vaja on. Ja hakkama oma aruteludes lähtuma ka sellest, et hästi kerge on ära uppuda sinna numbrite maailma. Loomulikult 2 miljardit, nüüd on öeldud, et kuni 35 on meil miljard veel puudu. Ja me võime siis hakata seda raha otsima ja tiirutama selle koha peal. Aga tegelikult me peame vaatama ka konteksti ja mida inimesed soovivad ja mida näiteks mina esindades ka siin täna tööandjad pluss patsient ja inimest. Mida mina soovin näiteks seda ka, et ma saaksin valida. Et loomulikult on solidaarne kindlustussüsteem ja kõigile kodanikele tagatud meditsiiniabi üks normaalse riigi toimimise alusprintsiipe, aga siiski kas või väikses osas ma soovin valida. Ja praegusel hetkel näiteks meie oleme valinud oma töötajatele lisaks ka eratervisekindlustuse. Ja kui ma loen neid analüüse, mida me kõik oleme lugenud ja neid ettekandeid kuulanud, siis tegelikult see on see lõik, kus ma tunnen inimese ja tööandjana, et aga see on puudu. Et ma kasutan seda juba täna Eestis, me oma inimestele seda pakume, ma isiklikult seda kasutan. Ma täna juba ostan antigeeneselt oma geeni neid skoore. Ma kõike seda juba teen, aga siis ma loen paberit, mis on nagu tuleviku stsenaariumid Eesti riigi jaoks, aga seal ma seda ei näe. Ja siis mul tekib kodanikuna nagu küsimused, aga millest me räägime, et tegelikult mind ju inimesena, kõlab veel halvasti, aga mind tegelikult ei huvita, kust see rahastus tuleb. Ma tahan saada arsti juurde, ma tahan saada abi, ma tahan saada ennetust, ma olen valmis midagi ise maksma, midagi tarbima ühest haiglast, midagi tarbima teisest haiglast. Aga sorry, mul tegelikult ükskõik. Ei, täitsa nõus, me kõik teame, kus raha tuleb seina seest. Absoluutselt nõus. Ja rohkem ei peagi teadma ja seda me ka teame, et edendus ja ennetus on asi, mida me saame palju paremini teha. Ma ütlen paar sõna, Kaspar, kui sa lubad siia, et esiteks võib-olla üldse see sõlmitus, et miks me siin täna istume, et ma enne sissejuhatuses tõesti veel seda välja ei toonud, et midagi pole teha, Tervisekassa kulud hakkavad üsna peatselt ületama tulusid ehk kulud kasvavad kiiremini kui tulud. Ja see on tegelikult see suur probleem, miks me ka ilmselt seda arutelu siin peame. Ja tõesti meie 2 aastat tagasi tehtud siis kalkulatsioonid näitasid, et aastaks 2035 see defitsiit kasvab 900 miljoni euroni. Praegu muidugi on 2 aastat mööda läinud, hinnatõus on olnud palju kiirem, kui me 2 aastat tagasi eeldasime. Võib-olla see summa on praegu veel suurem, sest raha ostujõud on vähenenud. Covidi kriisi siis veel ei olnud. Ja Covidi kriisiga siis veel ei olnud, on ju. Kuigi Covidi kriisiga on ka mingid lisatulusid ju Tervisekassale tulnud, eks ole, neid erakorralisi. Need olid ajutised maksed. Ja, et ühesõnaga, et korra sõnastada see probleemi tuum ja siis, et meil tegelikult, me oleme silmitsi selle kasvava defitsiidiga ehk siis see sihtotstarbeline maks, see ravikindlustusmaks,
veel ei saa öelda tervisekindlustusmaks, kuigi tahaks, on ju, aga legaalne praegu definitsioon on ravikindlustusmaks. Et see enam järjest kasvavalt ei kata tegelikult siis haigekassa kaudu tehtavaid kulutusi. Tervisekassa kaudu. Jeesus, ma pean. Harjume ära sellega. Jaa. Nii, ühesõnaga, et see oleks selge, et miks ja nüüd tulles nende stsenaariumide juurde, siis meil tegelikult oli, ma ei tea, kui hoolega sa, Mari, lugesid, aga meil oli küll sees, ühesõnaga, stsenaariumide struktuur oli meil siis selline, et kõige ideaalsem stsenaarium on muidugi see, ütleme loomulik tervishoiuunelm, kus siis riik leiaks, seal oli kirjas muudest maksutuludest, mis võib tähendada ka seda, et see tervisekindlustusmaksu baas tuleb näiteks ümber vaadata, seda laiendada. Ühesõnaga, et riik rahastab siis nii seda puuduolevat miljardit, kui veel 200 miljoni eest aastas igasuguseid teenuseid, mis meil täna on, mille osas on defitsiit turul, on see siis hambaravi, vaimne teenus, vaimne tervis on ju, kus inimesed tegelikult oma tasku peal neid asju rahastavad ja tegelikult on ebavõrdne juurdepääs sellest tulenevalt, on ju. Ja siis need kumuleeruvad probleemid, mida on veel hiljem veel raskem ravida, kui kohe varakult tegeleda, eks. Et selles mõttes see oli see võib-olla pisut niisugune naivistlik, aga et umbes unelmas stsenaarium. Nüüd, kui seda ei suuda teha, siis mis oli see alternatiiv? Ja siin tuli see erakindlustus tegelikult mängu. See alternatiiv piiratult, okei, me saame selle üle arutada, aga see tuli siis sellisena mängu, et see sama miljard, mis meil on puudu, et las siis inimesed katavad selle ise ehk oma vastutus praeguse, ütleme see oma osalus, mis praegu on veerand, kasvaks siis sellisel juhul umbes pooleni kõigist tervishoiukuludest, et inimesed ise maksavad pool ise kinni, aga selleks, et siis seda kogu raha mitte oma taskust välja käia, juhul kui need omaosalused on mingil põhjusel kõrged, et siis on omaosaluse erakindlustus tuleb mängu. Ja miks just selles võtmes, et omaosaluse erakindlustus, sest sel juhul on turg laiem, et neid kindlustada soovijaid või neid potentsiaalseid huvilisi on rohkem, kui et me lihtsalt räägime, et olge head ja minge ostke omale tervisekindlustus, et sellisel juhul pigem see huviliste ring on väiksem. Aga et see omaosalus, mis on vältimatu, mis tuleb ära katta, see on selge rahaline surve, mis inimesel tekib ja siis ka tema see nõudlus selle kindlustustoote järgi võiks olla suurem. Ja selline süsteem meile teadaolevalt on Sloveenias, Rain vist on ka kursis ja oli ka vist Prantsusmaal. Et sellise pakkumise me tegelikult tegime, aga me ka siis provisoorselt püüdsime hinnata seda võimalikku kindlustusmakset. See oli muidugi väga raske, see võib olla täitsa nagu kohvipaksu pealt, aga see jäi sinna vahemikku 600 kuni 800 eurot aastas. Et ega see ei ole ka otseselt nagu odav siis seda, et kindlustada ennast siis selle ütleme nende potentsiaalse omaosaluse kõrge juhtumi vastu on ju, kus sul tekib kõrge kulu, millest pool, mis sa pead ise maksma, on suur summa. Ma nüüd vahepeal segan vahele, et siin Kalev ja Mari tahtsid ka sõna, et Kalev kõigepealt, et. Jaa, ma võib-olla natukene lihtsalt laiendaksin seda küsimust või ütleme, et kui sa ütled et nagu väljakutse on see, et meil Tervisekassast jääb raha puudu, siis ma ütleks, et küsimus tegelikult on laiemalt see, et kuidas ikkagi nagu Eesti tervishoiu rahastamist nagu tervikuna parandada, eks ole, et kuidas saada nagu Eesti tervishoiusüsteemi raha juurde. Ja siin kindlasti nagu peaks vaatama nagu kõike võimalikku variante, eks ole, et mida me ise nagu enda poolt praegu näeme on, miks ma ennem selle tervishoiukindlustusega välja tõin, et on tegelikult see, et tööandjatel ja Mari kinnitas seda kohalt poolt, eks ole, et tööandjatel tegelikult on nagu selge soov panustada oma töötaja tervisesse, see on nagu nende enda huvides, et nad saaksid kiiremini, inimesed saaksid kiiremini arsti juurde, nad oleksid tervemad, lõpuks teeksid paremini tööd, eks ole, et see töötab tegelikult tööandjate huvides, et tööandjatel on see huvi selgelt olemas. Ja ütleme, kui sa ütled seda omaosaluse osa, siis siin pigem oleks nagu ettevaatlik, sest tegelikult ennem sa ise ka välja ka numbrid, et tegelikult Eestis omaosalus on suhteliselt suur juba täna, eks ole. Et ma arvan, et seda nagu varianti, et inimesed nüüd ise oma taskust peaksid nagu maksma veel teenuste eest nagu rohkem võrreldes tänasega, ma arvan, et see on keeruline, aga pigem me näeme tegelikult nagu väga positiivset trendi selle näol, et tööandjad on tegelikult valmis rohkem panustama, väga paljud tööandjad on valmis rohkem panustama. Ja täna tegelikult eelkõige me näeme, et üheks nagu piirajaks on siis maksupiiraja. Ehk siis see, et kui me nagu seda initsiatiivi karistame, täna on ütleme siis tööandjad peavad valima, eks ole, et kas ma toetan oma inimeste sportimist või ma toetan tervist, eks ole, mis juba iseenesest on
mõnevõrra võib-olla kummaline valik, eks ole, et miks nende kahe asja vahel valida. Ja lisaks, kui ma nüüd toetan siis tervist aastas rohkem kui 400 € ulatuses ja sealjuures ma sportimist toetada ei saa, eks ole, et siis ma pean tegelikult sealt maksma veel 78% nii-öelda maksu nagu otsa nii-öelda selle ületavale summale, et ma arvan, et siit tegelikult võiks nagu otsida ka nagu täiendavat lahendust selleks, et tervishoiu rahastuse olukorda Eestis parandada. Ka Mari äkki kommenteerib ka, aga ma paneks ühe täpsustava küsimuse juurde, et kas siit ei teki sellist tunnet, et kui me räägime sellest Tervisekassast, siis need et need kulud on seotud peamiselt vanemate inimestega, et siis see kindlustus on nagu midagi sellist, et me oma tööeas maksame lootuses, et siis ütleme nende inimeste ees, kes praegu on vanad põhimõtteliselt seda kindlustust ja lootuses, et siis kui meie oleme vanad, siis ka keegi maksab. Aga selline nagu kindlustus on meil tegelikult puudu, mis siis nagu kindlustatakse selliste lühiajaliste probleemide vastu või siis elu jooksul vajalike siis erinevate raviteenuste vastu. Ma tegelikult tahtsin veel seda eelmist asja kommenteerida, hästi lühidalt ütlen, et ma ei taha üldse, et jääks muljet, et ma kuidagi kritiseerin seda raportit, üldse mitte. Aga ma lihtsalt seda värskelt nüüd lugedes, see on ka 2 aastat vana, maailm on hästi palju tegelikult muutunud ja siis ma just mõtlesin, et aga juba see nagu tööandjatele mõeldud tervisekindlustus, et seal on juba tegelikult sees ju ka need komponendid, mis täna ei ole omaosaluses, mis on tegelikult nagu solidaarse ravikindlustusega ka kaetud, aga teise teenusepakkuja juures ligipääsuga. Et selles mõttes on mul hästi hea meel, et me selle diskussiooni siin oleme avanud, ma julgeks öelda nagu ka laiemalt, mitte ainult Arvamusfestivali vaates, et tegelikult on maailm juba muutunud selle raporti valmimise ajast. Meil on olnud COVID, meil on olnud väga kehv juurdepääs raviteenustele, meil on erakindlustus ja erameditsiin tulnud väga kenasti nagu punti ja et inimesed saaksid seda teenust, mis neil vaja on. Et see oli minu nagu mõte, et me praeguses muutunud olukorras ja juba nähes trende peaksime võtma neid arvesse, kui me avame siin maksudebatte, kui me avame siin uusi ravi rahastamise mõtteid, kui me avame uusi raviteenuste hinnastamise mudeleid, nagu me lehest iga päev loeme, et need tulevad kõik lauale ja saavad olema oluline teema. Aga nüüd selle kohta, et mida me siis kindlustame, ega mitte ju ainult vanainimesi me noored ei kindlusta, vaid ka nagu lapsi ja siis neid emasid, kes on kodus ja kes on raseduspuhkusel, et see on ju selle solidaarse süsteemi alus ja tegelikult on see ju äärmiselt normaalne, õiglane ja hea kõigi Euroopa inimeste õigustatud ootus, et kedagi ei jäeta nii-öelda ilma peale, et seda me oleme mitusada aastat juba praktiseerinud. Aga sa vist mõtlesid oma küsimusega, et siiski me kindlustame haigust, mitte ei kindlusta tervist. Ei, ma tegelikult seda ei mõelnud, aga... Ei, küsimus on selles, kas me kindlustame nii, et uus põlvkond maksab vanema eest või igaüks kindlustab ennast ise. Et ma nooruses kogun ja vanaduspõlves siis sellest on ju seda poliisi hüvesid siis tarbin. Ma võib-olla seda selgitasin lahti natukene, et idee on selles, et meil on mingisugused riskid, mida me teame, et meil kindlasti kunagi realiseeruvad, aga need on väga kallid ja need on kunagi kauges tulevikus. Ja see on meil mingisugused riskid, mis meil realiseeruvad mingisuguse väiksema tõenäosusega, aga aega elu jooksul juhtuvad, nad ei ole alati nii kallid. Ja minu lihtsalt hüpotees oleks kuidagi see, et see tänane Tervisekassa kindlustab meid nende esimest liiki riskide vastu. Ehk et kui me oleme vanas eas, meil on südamehaigus, siis me saame abi. Aga selliste jooksvate probleemide vastu, näiteks kui me tahaksime minna sünnimärke kontrollima, siis seda on väga keeruline teha praeguses süsteemis haigekassa raha eest, kohast Tervisekassa raha eest. Sa saad seda teha, kui sul on näidustus, ehk sul on tekkinud mingi muutus selles sünnimärgis, siis sa saad Tervisekassa raha eest. Ma tahtsin ühe loo rääkida siia vahel, et lihtsalt me aru saaksime, et kus me oleme täna ja meil on palju häid soove, häid mõtteid ja siis vaatame oma võimekust. Me aastas nagu paar korda saame alati kuskile esikaanele, sellepärast, et me jälle mingit ühe lapse ravi ei suuda rahastada. Tavaliselt on niimoodi, et me oleme sinna meie ühisest terviserahast 200 000 investeerinud, paarkümmend kuni 200 000 on investeerinud ja siis tuleb mingisugune viimane ravim, mida me ei suuda siis osta.
5 aastat tagasi see selline maagiline piir oli, ma mäletan, 172 000 eurot, mis siis lahked annetajad andsid. Väga suur tänu. Meie inimesed ka nende hulgas. Ja siis ühel hetkel hüppas see piir siukse 2 miljoniline, et võib-olla mäletate siukest 2 miljonist case'i, et oli imeravim, 2 miljonit, 1 liiter vedelikku ja teeb kõik terveks. Ta teebki imelisi asju selles mõttes, et see laps on täna elus ja saab päris palju asju teha. Ja nüüd oli nagu küsimus, ma mäletan, ma kohtusin sel ajal Luksemburgi siis oma kolleegiga. Luksemburgis on, kunagi oli Krankenkasse, täna on see Gesundheitkasse või siis prantsuse keeles oli Kasse de Santé või ühesõnaga nad räägivad ka tervisest. Ja küsisin ta käest, et tead, kuule, mul on siuke case, et mul on $2 miljonit asi ja me ei jõua seda rahastada ja me teeme korjandust ja kogumist ja nii edasi, et kuule, et mismoodi sina käitud? Siis ta ütles hästi lihtsalt inglise keeles, we just pay. Siis ma küsisin, et aga kuule, et mis su eelarve nagu on, et Luksemburg teatavasti on riik, kus on 600 000 inimest, nad käivad üle piiri sealt Saksamaalt ja Prantsusmaalt ja Belgiast ja neil on 800 000 kindlustatud. Ja siis meie eelarve oli sellel mingi 1,6 miljardit, siis nende eelarve oli ainult 4 korda suurem. Natuke on teenused on kallimad ja töötasud on kallimad ja nii edasi, aga nende eelarve on lihtsalt 4 korda suurem. Ja siis ta ütleb, et we just pay, me lihtsalt maksame ja ega neil muresid on palju, aga nende mured lihtsalt on teises kohas. Ja teine näide on see, et kui me siin ütleme, et meil on 6,7% on GDP-st, SKP-st on tervishoius ja siis meil enne seda sõda oli, Tallinnas oli ka Valgevene terviseminister ja siis ta lava peal uhkusega teatas, et nemad on jõudnud 4%-ni SKP-st läheb neil tervishoidu. Ja siis saal kuidagi nagu ei reageerinud, keegi ei aplodeerinud selle peale, et me peame lihtsalt nagu positsioneerima, et kus me täna asjadega oleme. Ja kui rääkida siis inimestega, kes on käinud EMOs, on teil mõni tuttav, kes on välismaal EMOsse sattunud, siis Eesti EMOd on ikkagi viimase peal. Ja kui enne räägiti sellest kättesaadavusest, siis sellel hetkel, kui sa oled suutnud Eesti tervishoiusüsteemi siseneda, kas sa oled seal ravi järjekorras oodanud ja saad oma arsti aja või siis ka õe iseseisva vastuvõtu aja, siis on kulda väärt, sest sealt edasi see teekond on see, kus meditsiin teeb imesid. Aga lihtsalt, et kuidas sa sinna pääsed, see on see küsimus ja sealt tuleb see ressursi teema. Ja kõik need algatused, kus keegi tuleb, panustab täiendavat ressurssi ja ressurss ei ole ainult raha, ressurss on tegelikult inimressurss ehk meil on räigelt puudu tervishoiutöötajaid, eriti õdesid. Kas Confido võtab need ära, et kuidas teie seda näete enda poole pealt? No mina näen tegelikult niimoodi, et me hoiame need inimesed Eestis nagu paljud nendest, ja meil tegelikult on varasematel aastatel Eestis olnud ikkagi päris suur väljakutse see, et tervishoiu valdkonnast on inimesed läinud ära, eriti Põhjamaadesse. Et nüüd me näeme seda positiivset trendi, Rain enne mainis ka seda just palgatasemete osas, et tegelikult Eesti palgatasemed on juba jõudmas sinna, et inimesed hakkavad tagasi tulema. Ja me reaalselt toome inimesi tagasi täna tegelikult Skandinaaviast, et selles mõttes me toome inimesi Eestis tagasi. Ma arvan, Kaspari küsimus oli võti tegelikult selle nagu tööandja tervisekindlustuse ka, ütleme, muidugi selles mõttes, et mida rohkem raha tervishoidu juurde saab, seda parem. Aga peamine küsimus on selles, et järjest vähemal meist on tööandjaid. Üks trend, mis on see, et järjest rohkem on iseendale tööandjaid, igas vormis projektipõhiseid sõltumatuid inimesi on ju. Järjest vähemal osal meist on tegelikult tööandjad ja teine teema, mis tekib, on see, et kas ütleme tööandjate poolne eraturg, et kui palju ta tõmbab riigisüsteemist inimesi ära on ju, et kas tegemist on koore riisumise, kirsside noppimisega või jagub kõigile on ju. Need on need küsimused, mis tuleb läbi mõelda, kui rääkida tööandja tervisekindlustust, pensionikindlustusega muide sama lugu tervisekindlustustusest, et kui need riskid on maandatud, siis on see väga hea mõte. Nüüd me vaatasime seda ühte analüüsi, mis Sotsiaalministeerium tellis, et kes seda 400 eurot kvartalis, eks ju, seda oli vist aastas on aastas, oi vabandust. Tea, 400 eurot kvartalis see, mille poole me püüdleme. Oleks kvartalis süsteem, oleks väga rõõmus. Väga hea, et vähemalt ma sain oleks meil probleem lahendatud.
ühesõnaga on üks hinnang, mis vist tehti mingi aasta-poolteist tagasi, vaadati, et kes kasutab seda soodustust just siis töötajate tervisekindlustuse või täiendava tervisekindlustuse andmiseks. Ja IT-sektor, finantssektor, kaks peamist on ju. Noh, ma arvan, et see on nüüd ka muutunud, et nii Alexela, kes pidi siin olema, kui meie ei ole kindlasti IT-sektoriga finants. Ja ega siis see ei ole, ega ma ütlen, et ülekaalukalt, ega ülekaalukas ei tähenda seda 100% on ju, see tähendab, et nemad domineerivad. IT-sektorisse inimesi tööle, kui sul seda ei ole selles paketis sees. Ja ma ei ütle seda nagu halvas mõttes, väga tore, et need sektorid on sellest võimalusest haaranud. Lihtsalt ma tahan öelda, et noh, me peaksime pürgima sinna, et see leviks, et see oleks siis kõigis sektorites võrdselt kättesaadav ja eriti tekib küsimus, aga need iseendale tööandjad on. Noh, et kuidas me siis, kuidas me seda hüve nagu noh. Aga ega siis riik ei lõpeta ära ju solidaarset kindlustussüsteemi. Ega ju, seda me keegi ei soovi. See sõltub nendest maksetest, et kui maksed enam ei ole, siis läheb väga keeruliseks. Küll need maksed on ja ega me ei hakka ennast kinni panema. Aga mis ma tahtsin öelda, et jällegi ma tooksin mängu selle, et väga palju on COVID muutnud meie ühiskonda, väga palju on muutnud sõda meie ühiskonda. Et tegelikult kui varem oli tõesti see IT-sektor, kus ei tulnud tõesti keegi tööle, kuna seal reeglina või sageli on rahvusvahelised üldsegi töötajad, tulevad peredega, nad vajavadki hoopis nagu teistsugust ja see oligi alguses erakindlustuse turg. Nüüd, kui meil oli COVID, kui me ei saanud enam oma perearsti juurde, kui me ei saanud enam ravijärjekorrad hakkasid venima ja mul tekkis võimalus oma inimestele pakkuda võimalust saada arsti juurde, saada psühholoogi vastuvõtule ja seda kõike, et tegelikult see turg täiesti muutus. Et see on nüüd jälle see maailma muutumine, mida ma arvan, et me peaksimegi siia diskussiooni juurde tooma, et väga paljusid sektorid ju see COVID ja sõda nagu nii-öelda sundis kiiremini arenema ja õnneks ka seda sektorit. Aga kas siin ei ole lõpuks küsimus ikkagi nendes samas inimestes, et me räägime rahast hästi palju, aga kui me kujutame ette, et me hakkame nüüd neid ressursse ka rohkem tarbima, siis meil on vaja rohkem inimesi ju, kes neid teenuseid pakuvad, et toote Soomest tagasi eestlasi, aga võib-olla me peaksime neid kiiremini kusagilt mujalt juurde tooma siis, kui me tahame teenuseid rohkem tarbida. Et üks asi, mis mulle siit kõrva jäi, oli see, et ühest küljest meie selle teenust suurema vajaduse taga on see meie nagu vananemine, rahvastiku struktuuri muutus. See on see, mida ilmselt see Arenguseire Keskuse prognoos arvestab. Aga tegelikult niisugune teine tegur, mis näib ka päris palju mängivat, on see, millest Rain Laane rääkis, et kuidas Lääne-Euroopas, mille poole me pürgime tegelikult, on ju, panustatakse teadlikkusesse kõigest rohkem, et sealses niisuguses tarbimisfunktsioonis on see märksa suurem osakaaluga. Ehk kas võib olla ka niimoodi, et see probleem on meil tegelikult palju suurem? Selles mõttes, et me neid selliseid lineaarseid prognoose tõmmates me ei võta äkki arvesse piisavalt seda tarbimist. Me oleme teinud analüüsi ja täitsa kohutav oli, kui me saime aru, et circa, ma ei utreeri siin, et 80% tegelikult tervisemuredest on seotud ühel või teisel moel elustiiliga. See, et mida me tarbime, kui palju me liigume ja see on tegelikult väga kurb, see 54 eluaastat, mis on siis tervelt elatud aastate arv. Ja samamoodi selle nõrgema ehk meessoo poole pealt me oleme väga mures, sellepärast et kui me mõtleme, et kallitel naistel on seal lõpus on mingi 7 aastat üksildust, eks ju. Sellepärast, et meeste eluiga on lihtsalt oluliselt lühem ja see viimane ots, see kolmandik kulub veel kas siis tarbides nii-öelda kroonilist haigust kontrolli all hoidvat ravimit, mis on kokkuvõttes alati parem kui siis sattuda ägenemise korral haiglasse. Et tervisekirjaoskus, mis hakkab koolist pihta ja see võtab põlvkonna aega. Ja mul on siin üks teine näide, et täna, kui me vaatame nii suitsetamise poole pealt, et keegi ei tee kuskil siseruumis suitsu ja ka väljas ei tehta või siis see ei paista välja, see on pigem taunitud. Samamoodi, kui sa sõidad, siis meie maanteekraavid on suhteliselt puhtad. Oluliselt puhtamad, kui nad olid 20 aastat tagasi. Ja kuidas seda saavutati väga lihtsalt, et nii-öelda klasside kaupa lapsed käisid seda maanteekraavi puhastamas, leidsid seal kõike mängukarudest mähkmeteni.
mina usun, et need inimesed ei viska autoaknast suureks saades, nad ei viska autoaknast midagi välja. Ja kui me nüüd toome siia tervisekäitumisse, et kui me suudame lapsed liikuma saada, kui me vaatame, kui palju täna lapsi on rasvunud, siis kui me suudame nad liikuma saada ja mitte nagu selle kehalise kasvatuse normiga, et sa pead 10 korda lõuga tõmbama. Mina tooks siukse golfimängu, kus sa mängid iseenda arengu osas. Et hinde 5 või hinde A sõltuvalt koolist saab see laps, kes on teinud midagi paremini, kui ta tegi eile 2 nädalat või aasta tagasi. Mitte see, et ta täidab selle normi ära, ühe käega tõmbab. Ja siis hakkab võib-olla ka kehalise kasvatuse tund lastele rohkem meeldima, sest täna on nagu 1/3 lapsi, kes nagu õudusega vaatavad, et appi, mul tuleb kehalise kasvatuse tund. Kui me selle suudame ära muuta, siis me jälle lõpuks jõuame sinnamaani, et see tervelt elatud aastate arv kasvab. Seda lõpuprobleemi ei lahenda muidugi. Aga natuke rohkem jääb raha nende inimeste jaoks, kes seda päriselt seal vajavad. Rain, kas sa oskad öelda, palju ennetusse läheb Tervisekassa ressursist? See sõltub, kuidas sa vaatad. Kui sa vaatad meie eelarvest seda rida, eks ju, siis see rida on mingi 2%, aga teistpidi on see sama küsimus, et kui sa võtad seda satiini, mis on 40 miljonit ja 50 miljonit, et siis see on puhas ennetusmeede tegelikult. Et ta hoiab ära verevedeldaja siis, eks ju, et ta hoiab ära insulte, infarkte ja selle ravi on nagu kordades kallim. See on sama lugu nagu, et tõepoolest, et meil on see nii-öelda vältimatu abi on tasuta. Aga me peame tegema niimoodi, et me ei jõuaks sinna vältimatu abini. Okei, traumadeks, aga et ennetame see sama 8000 inimest, kes meil ingliks läheb südame-veresoonkonna haiguste tõttu. See on ennetatav. Ja see hakkab pihta hommikul kodus, kui sa vaatad peeglisse, et ma olen täna, teen midagi paremini. Lähen jalatööle või jätan selle koogi äkki söömata. Mari. Ma tahtsin öelda hästi nõus sinuga ja kirglikult arvan, et inimesed peaksid endaga tegelema ja paremad olema ja ilusamad ja targemad ka. Aga tegelikult see algab ju kõik kampaaniatest. See algab sellest, et meil on riigina ja inimestena plaan. Et me näeme, et laste, mis iganes tervisekasvatus, elustiil, mis iganes, võiks nüüd liikuda selliste sammudega, sest ega tegelikult ka see turvavöö ei saanud peale inimestele mingisugusel suvalisel põhjusel. Sai peale sellepärast, et algatuseks iga hommikul enne sööki, peale sööki räägiti, sellest panen turvavöö peale, mingi aja pärast hakati trahvima, seda tehti süsteemselt, meil on kõigil turvavööd peal. Peaaegu sama hea näide, aga natukene halvema lõpuga on rattakiivrid. Räägiti, Haigekassa tegi suur kampaania, et kiivrid pähe on ja kõigil olid kiivrid peas. Nüüd pole mitte kellelgi enam kiivrid peas. Tahtsin näite tuua, kuna see oli impressiv, mismoodi need kiivrid sinna pähe jõudsid, aga kahju, et nad on sealt peast ära tulnud. Samas see näitab seda, et tegelikult seda tuleb kogu aeg jätkata. Ja mis ma veel tahtsin öelda, et tegelikult inimesed on juba päris motiveeritud tegelikult tegelema ennetusega ja mõtestama ümber enda nagu harjumusi. Et näiteks uuringud näitavad ka, et see sellised suveks saledaks mudelid enam inimestes ei toimi. Et kui sa teed turundust mingi asja jaoks, mis on kiire tervisevõit, siis tegelikult see inimest enam nii palju ei kõneta. Tegelikult tahavad inimesed muuta oma elu. Tahavadki valida sellise elustiili, et mul oleks parem, ma oleks tervem, et ma elaks kauem. Muidugi võibolla see on praegu ainult väikese elanikkonna grupi trend, aga kõikide pisikeste trendide märkamine annab meile väga palju infot tuleviku jaoks ja suunab meid kuhu poole vaadata. Aga äkki nüüd räägiks edaseks trendidest, mis me juba seal otsa lahti tegime, et Arenguseire Keskus on ka vaadanud neid erinevat nurkalt, et millised on need uued need tervishoiusektori trendid, mida me võiksime ka tuleviku rahastamist silmas pidades nagu arvestada? Jaa, see on peaaegu see kommentaar, mille ma tahtsin teha, aga ses mõttes mul esimene kommentaar, mille ma tahtsin teha, on see, et kui me räägime sellest, et küsime, mida inimesed tahavad ja et inimesed juba muudavad ennast näiteks tervisekäitumise mõttes,
siis me peame alati kuklas hoidma seda, et aga kelle nimel me räägime, kas mingi kitsa grupi, oma sõpruskonna, võib-olla natuke laiema vaate, aga kas me ikkagi kõigi nimel räägime või kusagil on mingid marginaalsed grupid, on ju, keda me ei tohi ka samas ära unustada. Et see on nagu esimene kommentaar. Ja mis puudutab seda ennetust, mis tegelikult on väga oluline ja kus mul on jäänud meelde, et keskmiselt riigid, kas olid OECD, Euroopa Liit, jään praegu vastuse võlgu, umbes 10-11% riiklikust siis rahastusest, mis tervishoidu läheb ja võib-olla mitte üksnes tervishoidu, on ennetus. Umbes 10-11% on ennetus. Äkki oli siis tervisekuludest võib-olla laiemalt riik ja inimesed kokku, et 10-11% on ennetus, mis tähendab seda, et ülekaalukas on tegelikult tagajärgedega tegelemine ehk ravi. Ehk see 10-11% on väga vähe. Samal ajal, kui et uurida, et mis tulemuse see tooks, kui see ennetus oleks parem, siis on meil üks tabel ka selles samas stsenaariumide töös, mida on siin juba viidatud, et kui näiteks alkoholist põhjustatud siis kaotatud eluaastaid, mis Eestis on umbes 50 000 eluaastat nagu ühe aasta jooksul siis läheb kaotsi. Et kui seda vähendada 10%, et siis tegelikult tooks see umbes 300 miljonit tulu ja see ei ole ainult nüüd maksutulu, vaid see on laiemalt nagu heaolu, paranenud heaolu Eestis. Osa sellest on ka maksutulu. Et tegelikult et see efekt on väga suur ennetusel. Et see on väga suur ja siin läheb edasi tubakas, liigne kehakaal on, et kui palju me võib-olla väikeste muudatustega nendes kaotatud eluaastates, nendes kategooriates saaksime heaolu siis rahalises väljenduses parandada. Nüüd trendide juurde tulles, Rain rääkis sellest tervisekirjaoskusest, mis on lahe väljend. Aga meil oli ka selline termin nagu andmepõhine ennetus ja see ilmselt on asi, mis meil on ju geenivaramu juba ammu olnud ja paljud meist on geenidoonorid ja siin oli kuulda, et ka need antigeenesi variandid on ju oma riske teada saada. Aga see ikkagi ei ole jõudnud laiadesse elanikkonna kihtidesse, et perearstide töölaual seda infot ju jätkuvalt ei ole, et meil oli üks arvutus selles töös, et 2 aastat tagasi leidsime, et 55 miljonit kuluks ühekordse kuluna, kui kõikidele eestlastele teha geenikaart, mis on siis mingi väiksem või kergem versioon sellest sekveneeritud genoomist. Aga juba selle pealt saab teha olulisi järeldusi, mis talle sobib, mis näidustused, mis riskid ja kui perearst sellest infost igapäevaselt lähtuks. See ei ole uus jutt, on ju, seda juttu on räägitud. Aga see andmepõhine ennetus, millel on veel palju erinevamaid väljendusvorme kui see, mis näide, mille ma praegu tõin, et see saaks olla nagu väga kihvt ja suur selline edasiminek. Kalev, kui suur on Eesti eratervishoiusektori potentsiaal niisugust teenust pakkuda, aga lõpuks võib-olla ka eksportida, kui seda know-how'd Eestis arendada ja siis teha midagi sarnast ka välismaal? No ma julgen arvata, et potentsiaal on tegelikult väga-väga suur, et üldse nagu kui ma võrdlen, me armastame võrrelda ennast Soomega, kellega me tunneme, et oleme nagu sugulasrahvas ja lähedane, eks ole, et siis Soome tervishoiuturg on kuskil circa 30 korda suurem Eestist rahvaarvu ja GDP järgi võrreldes ei peaks nii palju vahet olema. Šveits, mis on Euroopas tuntud sellise meditsiiniteenuste eksportija maana, seal on nagu vahed nagu veel oluliselt suuremad, et ma arvan, et Eestis kuna mul endaga varasema elu taust on IT-telekomi valdkonnas, siis ma usun nagu tugevalt digitaliseerimisse ja digitaalsete lahenduse kasutamisse ja andmete kasutamisse, et ma arvan, et kui just need eelpool mainitud geeniandmed panna nagu tegelikult reaalselt rääkima, Eesti on olnud siin nagu väga innovatiivne alguses ja geeniandmeid kogunud, samas tõesti nagu Tea ka ütles, et need geeniandmed me tegelikult ei ole osanud siiamaani nagu väga hästi nagu ära kasutada või sellisteks nagu use case ideks või teenusteks pöörata, et me tegelikult täna tegeleme Confidos sellega juba, et mõtleme nagu innovatiivseid lahendusi, et kuidas panna need geeniandmed kõnelema, kuidas tuua nad nagu arstidele abiks, et nende põhjal oleks võimalik tegelikult näiteks
ennustada Parkinsoni tekkimist aastate pärast ja on võimalik juba seda nii-öelda ravi alustada oluliselt varem ja ka ütleme sellist nagu inimeste toetamist alustada oluliselt varem, kui need reaalsed nagu haigusnähud tekivad, eks ole. Et ma arvan, et Eestil tegelikult potentsiaal on väga suur, et täna tegelikult teenuste eksport osakaal Eestis meditsiinis on kuskil seal circa 1%, mis on nagu väga-väga vähe, eks ole, et ma arvan, et siit on võimalik ainult oluliselt võtta. Mida avalik sektor selles osas teeb, palju see maksma hakkab? Ma arvan, see on niuke tulus projekt on kokkuvõttes, et see sisse pandud raha tuleb igal tagasi, aga ma saan rääkida, mis me täna teeme ja kuidas me mõtleme. Me mõtleme ravi või me mõtleme teekondade keskselt, et on see siis raviteekond, terviseteekond või digiteekond ja sealt digivaldkonnas me oleme hästi palju meil on mõtteid, me oleme mingid 6-7 projekti on see võimekus, mis me suudame aastas ära teha. Insuldi projekt on näiteks üks, mis hakkab jõudma sinnamaani, et meil on esimesed tulemused on käes ja need on väga head. Endoproteesi raviteekond on selline, kus on, me oleme poole peal, me räägime vaimse tervise teekonnast, kus on teenuse disainerid on selle asja ära kaaristanud, et mismoodi need asjad meil täna toimivad, kus need kitsaskohad on. Sõeluuringute näide on näiteks üks selline, et kui me vaatame Põhjamaade numbreid, siis seal on miinimum 80% kutsututest tuleb kohale. Eestis me räägime numbritest 50, 60, 62%, siis oleme selle üle üliõnnelikud, et saime 62 on ju. Tegelikult 80 on selline, millest võiks rääkima hakata. Ja see ei ole ainult niimoodi, et inimesed ei viitsi, seal on päris palju ikkagi selles korralduses, mida me osaliselt ka ise teeme kinni, seal on päris palju koostöös kinni, mida lihvida saab. Et kui me saadame lihtsalt teile kutse ja saadame paberi asemel e-mailiga, siis see ei ole väga suur innovatsioon, sellepärast, et tegelikult peaks kutsega kaasa minema ka see, et me ju teame, et te käite töötervishoiu arsti juures. Et äkki te saate selle ühe linnas käiguga need asjad ära ühendada, et võib-olla teete siis ka sõeluuringu protseduurid ära. See IT mõttes see ei ole ülikeeruline, natuke on seal vaja inimressurssi, kes selle asja ära programmeerib. Aga siis me jõuame sinna takistusse, et Eestis terviseandmete vahetamine on, mis see hea sõna on, nightmare ütleks mina, aga äkki sa võtad siit üle. Ja ma just tahtsin seda kommenteerida tegelikult, et ma arvan, et see võti on tegelikult nagu väga heas siis riigi ja erasektori koostöös ja see on tegelikult nagu tohutu suure potentsiaaliga teema minu arvates, et just see sama nii-öelda, et tegelikult ma ei taha küll siin nagu nii-öelda avaldan nagu isiklikku arvamust, eks ole, et ma arvan, et riigi ülesanne eelkõige on luua tegelikult hea platvorm ja selle platvormis on nagu väga head osad juba olemas. Me ennem rääkisime sellest, et tegelikult, et see, et Eestis on tervisekassa on tegelikult super, on ju, see on tegelikult paljudele riikidele eeskujuks maailmas. Paljud riigid on hädas sellega, et ei ole sellist nagu head universaalset tervisekindlustust, et selle mõttes, et me räägime nagu tegelikult nagu muredest, mis on ikkagi mitte hetkel, nad ei ole veel väga suured mured, ütleme, räägime siin 2035 muredest, on ju. Aga et ma arvan, et riigi ülesanne eelkõige on ikkagi teha selline hea platvorm ja nii-öelda kus nagu usaldus toimiks, eks ole, kus erinevad osapooled saaksid toimida. Nii nagu mul ajal tehti, eks ole, XD selleks, et andmeid vahetada. Et samal põhimõttel, et toimuks tegelikult andmevahetus, et digilugusid oleks võimalik vahetada erinevate osapoolte vahel, et geeniandmed oleks võimalik kasutada. Ma arvan, et siin on tegelikult nagu Eesti võlu, et me oleme ikkagi piisavalt väiksed, meil on usaldust palju riigis, eks ole, et me saame tegelikult sellise hea platvormi nagu koos välja mõelda ja siis tegelikult innovatsioon ikkagi, ma arvan, eelkõige tuleb ikkagi erasektorist, eks ole. Et riigilt võiks ootada innovatsiooni selle nagu platvormi ja baasi osas. Aga ma arvan, et sellised nii-öelda use case'id, kui me räägime konkreetselt mingite geeniandmete kasutamist, kui me räägime teenuste ekspordist, siis valdavalt ikkagi, see ei ole ainult Eesti küsimus, see tuleb igal pool maailmas, on ikkagi see innovatsioon eelkõige peaks tulema nagu siis sellest nii-öelda startup maailmast ja erasektorist, eks ole, kes siis nii-öelda need use case'id nagu täpselt välja mõtlevad, nii-öelda lihvivad mingiteks teenusteks, mida on võimalik ka tegelikult maailmale pakkuda ja mille kaudu Eesti inimeste tervis saab paremaks. Ma olen kindlasti nõus sellega, et riik ei tohiks kuidagi seda innovatsiooni takistada, et siin kui ajalukku tagasi vaadata, siis see on see teekond, mille me oleme saanud sujuvamaks ja mis läheb veel sujuvamaks ja siis mõned takistused on ka lõpuks õnnestunud ära kõrvaldanud, see nõusoleku teenuse andmine digitaalne, et see on nüüd seal finiši lõpusirgel, et see on üks suur asi tehtud, siis see avab selle ukse, et tõepoolest kõiki neid äppe, mis nagu on ja mis on sertifitseeritud, et inimesed saavad hakata päriselt kasutama.
siiamaani ka need asjad olid, mõni oli hästi valus. Et kõik on olemas, aga kuskil on uks on lukus. No. Aga me jõudsime siia sujuvalt selliste IT-teenuste juurde ja ma vaatan, et meil hakkab varsti aeg otsa saama, siis võib-olla lõpuks räägiks ka sellest natukene, et kuidas siis saada lõpuks raha juurde. Ja võib-olla alustaks sellest, et kas meil on olemas mingeid sisemisi ressursse veel selles süsteemis, et kus me saaksime midagi äkki paremaks teha, sellega raha kokku hoida. Ja, me võime alustada sellest, et kogu selle asja ringi ajamiseks, siis Tervisekassa nagu tegevuskulud on alla 1% kogu meie tulust või käibest nii-öelda siis ärilises mõttes. Võrdluseks, kui me võtame mõne kindlustusorganisatsiooni läänes, kelle käibed on suuremad, nende tegevuskulud, väga head tegevuskulud on 4%, nii et me iseenesest oleme super efektiivne. Nüüd, mis me oleme rakendanud, me oleme hästi palju analüütikat rakendanud, et meil on see nii-öelda innovatsiooniosakond, kellest nüüd on saanud arendusosakond, analüütikaosakond, et kui enne olid prouad, kes nii-öelda juhuslikult 20 000 ravijärvet läbi vaatasid, siis täna teeb masin paari päevaga 10 miljonit arvet, leiab sealt mõned lahknevused ja siis sealt me saame nõudeid teha, et me selle poole oleme käima saanud. Aga sealt see võit ei ole nagu väga suur. Rahalises mõttes ei ole ta väga suur, aga ta on nagu, miks mentaalses mõttes on ta võimas sellepärast, et kui meie tervishoiutöötajad teevad palehigis tööd ja siis on seal mingisugused mädanenud õunad kuskil keskel. Ja neid piisab sellest ühest tõrvatilgast, et meepott ära rikkuda, et me katsume need välja saada. Selle osa teeme ära. Siis kõige kallim asi tervishoius, mis ma ära õppisin, on arsti pliiats. See, mida siis arst välja kirjutab, tänapäeval on see klaviatuur ja nupud, et mis retsepti ta kirjutab, mida ta nii-öelda soovitab teha. Ka seal me oleme üritanud panna mustrikontrolli peale, et kui sul ühes haiglas ravitakse ühtemoodi ja see on 4 korda kallim kui teistes haiglates ja siis need ravitulemused on samasugused, siis meil on põhjust sinna minna, teha kopp ukse peale, küsida, et mis te siin teete, et võib-olla saab teistmoodi, võib-olla saab teisi järele aidata, et see on super efektiivne. Siis asi, mida me ei ole suutnud ära lahendada ja see on siuke $1 000 küsimus, et kuidas jõuda sinnamaani, et see õige patsient oleks õigel ajal õiges kohas. Eratervishoiu poole me vaatame siit nagu väga hea meelega, et kuidas jõuda sinnamaani, et arstid ei raviks neid patsiente, kes tegelikult seda ravi ei vaja või kes vajaksid võib-olla mingit suhtlusringi, kus rääkida. Võib-olla ma ütlesin liiga halvasti praegu, aga mulle sinna on ka päris palju nagu seda raha efektiivsust täna läheb. Mulle selline mulje, et tegelikult see tervishoiu rahastamissüsteem või see mudel on Eestis üsna efektiivne. Et võrreldes teiste riikidega, võrreldes ka erasektoris, et enam väga palju edasi minna ei annagi. No natuke saab alati, aga seda 200 miljonit meil ei too. Ja see paneb natuke mõtlema, et miks me siis sellest erakindlust räägime, et võib-olla Mari, ma tean, tahab kaitsta kindlasti erakindlustust rohkem, et äkki sa tood ka mõne hea näite selle kohta välja. Võib-olla ma ei taha kaitsta erakindlustust, vaid ma tahan avardada inimeste valikuid ja tahan öelda, et inimesed ongi vabad oma valikutes. Aga see süsteemi efektiivsus on tegelikult ülioluline küsimus, et ikkagi 2 miljardit ja me kuuleme, et miljard on juurde vaja, ajamäärus on nagu ta on, räägitakse maksude tõstmisest ja kõigist sellistest asjadest. Noh, selge see, asjadel ongi vaja raha nende tegemiseks ja ei olegi odavad. Aga ma arvan, et selle debati osaks efektiivsus kindlasti peaks olema. Et kindlasti te olete väga palju ära teinud, see raviarvete kontrolli nii edasi. Aga sellele vaatamata teeme lehe lahti, ikkagi saame lugeda kohti, kus kas keegi on petnud haigekassalt raha välja, kas keegi on jätnud oma töö tegemata. Noh, võib-olla tõesti need kõik on marginaalsed summad, millest me räägime. Kokkuvõttes meie jaoks ka mingi 10 000 või 50 000 eurot on tegelikult väga suur summa, sest sellega saab aidata. Ja hästi piinlik on lugeda, kui kuskilt pealtnägija tuleb külla. Vahepeal meil oli pealtnägija, see oli enam-vähem, me ütlesime, et meil on kuldkaart, et ta käis meil nii tihti külas. Nüüd viimasel ajal me oleme seal kukkunud hõbekaardiks ja pronkskaardiks ja tavakliendiks. Aga kui sa kujutad ette näiteks suurt jaekaubanduspoodi, eks ju, mis iganes ketti, ma siin reklaami kellegi ta teha, siis statistiliselt 1% kaubast varastatakse ära. Eks? Ja siis nüüd sa vaatad, et selle jaoks, et seda ära ei varastata, et kui palju sa oled nõus investeerima.
kui see hakkab liginema, see investeering hakkab liginema 1%-le, siis võib-olla oled jõudnud tasakaalupunkti. Et meil on seal natuke veel minna, aga see meid lõppkokkuvõttes ei aita. Aga tegelikult sa ennem ütlesid ise väga hästi, et see on maine küsimus ka ja see on usaldusväärsuse küsimus ka. Ja kui me siseneme maksudebatti, on see kindlasti ka küsimus maksumaksja jaoks ja valija jaoks. Et kuidas me süsteemi efektiivsust mõõdame ja linna peal ikkagi räägitakse, et kuna on tükipõhine rahastamine, siis need tükke genereeritakse juurde siin ja seal. Ma ei taha siin minna detaili ma ka ei tea, sest mina ei ole ei teenuse osutaja ega rahastaja, ei puutu sellega kokku. Meie ütleme, et see on arsti otsus. Aga räägitakse küla peal. Räägitakse küla peal. Me ka kuuleme, et räägitakse. Ja just ja lisaks nüüd see riigihangete teemad ja et need vajavad ühiskonna jaoks avamist, lahti rääkimist niimoodi, et mitte see, et see on hästi et see on väga kallis kõiki arveid käsitsi kontrollida. Nüüd ma saan aru, oletegi väga hästi teinud, masin kontrollib, super luks, suurepärane lahendus. Mina maksumaksjan hingan kergendatult, et ikkagi see raha läheb päriselt minu tervise heaks ja süsteemi õigesse kohta. Aga et need kohad tuleb tegelikult enne, kui me saame selle maksudebati juurde asuda või selle lõpuni vaielda, tuleb tegelikult inimeste jaoks avada. Mul on 2 ideed sisemisteks ressurssideks. Esimene tegelikult ja selle sama jutu põhjal ja tegelikult Rain juba mainis neid patsiendi teekondi, et insuldis juba on ja mis see teine näide oli, kus on tulemas. See on tegelikult koht, kuhu maailm liigub ja kui Eesti Tervisekassa teeb juba seda, siis see on selles mõttes vägev. Ja see mõte on selles tõesti, et praegu ju kuidas Tervisekassa jaotab raha haiglate vahel on ju teenushaaval, on ju mingi teenus maksab nii palju või mingi analüüs näiteks või mis iganes, mingisugune teraapia. Aga et see, kuhu siis, milles suunas mõeldakse, on see, et aga me mitte ei maksa teenuse eest, vaid tervenemise eest. Ja mingist diagnoosist tervenemine on umbes sellise maksumusega. Aga muidugi, kuidas üldse tekitada see normväärtus on ju, et mis maksumusega siis on sellest diagnoosist tervenemine ja võtta veel arvesse, et patsientide algseisundid on erinevad, nende mingid füsioloogilised näitajad on erinevad, nii edasi. Aga see on see, kuhu maailm liigub ja ma saan aru, et tegelikult see insulditeekond ju ongi selle eesmärgiga paika pandud, et hakata, ütleme, ja tegelikult seal on ka, et enam mitte ainult see raha ei lähe tingimata ühele haiglale, vaid kui see ravi, mida see patsient saab, et ta saab ühe asja ühest kohast, teisest, kolmandast, siis see summa läheb nagu nende asutuste vahel on ju jagamisele. Et sellest diagnoosist tervenemine maksab nii palju ja nüüd jagage see on ju omavahel ise ära, et see nagu ei ole mitte siis, ütleme, see on siis samm edasi sellest tükipõhisest arvestusest ja võiks ju ideaalis vähemalt, muidugi see on kõik väga kompleksne ja keeruline, aga ideaalis võiks siis seda nii-öelda ületeenindamist vähendada, et praegu on siis iga ju haigla huvitatud tegemast võimalikult palju protseduure on ju. Ja teine idee sisemisteks ressurssideks, ma ei tea, kas idee või mitte, ühesõnaga see küsimus selles, et 2 miljardit juba on ja varsti on jälle miljard puudu ja kas küsimus on väheses efektiivsuses. Küsimus ei ole väheses efektiivsuses, vaid küsimus on rahvastikutrendides. Elanikkond väheneb, tööealist elanikkonda on vähem ja sealjuures veel, eks ole, vananemine toimub hoogsalt. Aga selle tööealise elanikkonna vähenemise juures on üks väike nõks, nii et see on, eks ole, need rahvastikuprognoosid, ka Statiameti viimane on ikkagi 2-3 aastat tagasi tehtud. Meil on toimunud rändepööre, kuigi kõik pikad prognoosid, ütleme, mis meil täna viimased seisud on, näitavad rahvastiku ja tööealise rahvastiku kahanemist. Tegelikult on meil viimasel 6 või 7 aastal tulnud Eestis suurusjärk 4000 inimest, ütleme netos rohkem. Et ütleme, Eesti rahvastik on kasvanud 4000 inimese võrra aastas, arvestades siis iivet ja sisse-väljarännet, et see on see nagu saldo. Ehk me oleme tegelikult olnud kasvav turg, kasvav riik juba 7 aastat, kuigi meie pikaajaline prognoos seda veel ei arvesta. Võib-olla demograafide jaoks on see aeg veel liiga lühike olnud, et hakata seda pikka prognoosi muutma. Ja nüüd muidugi on meil 50 000 ukrainlast on ju. Et palju neist siia Eestisse jääb, raske öelda, aga jälle see võib olla nagu oluline panus Eesti tööealisse rahvastikku. Et ma tahan öelda, et need arvutused ja see miljard puudu on tehtud siis nende olemasolevate pikkade rahvastikuprognooside pealt, aga mulle tundub, et need on järjest kahtlasem vundament, millele arvutusi toetada. Me jõudsime selleks huvitavasse seisu, et just nagu tegelikult vist probleem ei olegi, et kui tegelikult tööalist rahvastikku jätkub piisavalt. Aga mul on ka tunne, et siiski on. Aga kuna aeg surub peale, siis ma tahaks
paari väikest teemat veel testida. Et hästi palju on tervishoiuga seoses nüüd viimasel ajal juttu olnud Tallinna haiglast. Et mis seis sellega on? 280 miljonit on väga suur raha ja me saame aru sellest, et kui me oleme graafikust maas ja kui Euroopa Liidu nõuded on sellised, et kui sa 2026 kasutusluba taotlema ei hakka, et siis sa midagi ei saa, on ju, ja siis me oleme täna selles seisus, kus me oleme, eks ju. Et kindlasti on Eesti inimestel vaja sellist kohta, kus nad oma tervisemuredele leevenduse saavad. Kas ta peab olema nii suur, kas ta peab seal olema, need on nii-öelda arutelu küsimused. Aga lihtsalt öelda, et kuulge, ärme nüüd midagi tee. Et see on rohkem kui kummaline. Ja sellest on nagu kahju, et see projekt nagu niimoodi niisuguses seisus, nagu ta praegu on, et sellest on väga kahju. Aga kas see projekt ei ole üks selline näide sellest, et me teeme mingisuguse väga suure investeeringu, me paneme sellega hulga raha magama tegelikult järgmiste kümnendite tervishoiukulud kinni. Et seda hoonet tuleb üleval pidada, selle amortisatsiooni tuleb katta. Ja tegelikult siis meil teistesse valdkondades, mida me kõik väga arendada tahaksime, väga raha jäägi. Ma vaatan siin Kalevi suunas, et kuidas sa ka tervishoiuettevõtjana seda kommenteeriksid? No ma võib-olla alguses võtaks natukene laiema pildi, et minu arvates siin on tegelikult üks nagu hea diskussiooni koht ja me ütleme nüüd selles paneelis otseselt on ta nagu natukene teine fookus, aga ma arvan, et me peame mõtlema selle üle, et milline on meditsiin aastal 2040, mitte seda, mida me nagu täna näeme ja ma arvan, et see 2040 meditsiin on üsna teistmoodi kui see, mida me täna näeme. Et seal ongi need samad ennetavad lahendused, väga niimoodi laiapõhjaline geeniandmete kasutamine, inimeste pidev testimine, tervisekontrollid ja ma arvan, et pigem ütleme, kui me räägime nagu sellest nii-öelda suurest haiglast, selles mõttes ma saan nagu sellest murest aru, et kui meil tänased nii-öelda hooned nagu hoolega amortiseeruvad, nad on ehitunud kunagi hallil nõukogude ajal, et see on nagu selgelt nagu probleem, mis vajab mingit lahendust. Aga et me peame mõtlema ja arutlema ka selle üle, et kas see 2030-40 pilt on nagu selline, et inimesed nagu reaalselt peavad kõik nagu tulema kuskile ühte nii-öelda telliskivihoonesse kokku, eks ole, või see meditsiini lahendused on tolleks hetkeks hoopis nagu paindlikumad, eks ole, meil on rohkem, ütleme, ravi kodus, meil on distantsravi, meil on inimeste kõikvõimalikku testimist, automaatselt geeniandmete põhjal järelduste tegemist. Et ma ütlen, et see on üks asi ja tegelikult, et siis ongi küsimus, et kui palju me tegelikult nagu raha peame investeerima nagu tervikuna sellise nii-öelda inglise keeles nagu brick and mortarisse, eks ole, et me ehitame ühe hiigelsuure hoone on ju kuskile ja siis üritame kõik inimesed nagu sinna nagu hoonesse kokku suunata versus see, et rohkem nii-öelda sellesse platvormidesse innovatsiooni, et meil on andmed olemas, meil andmevahetus toimib, eks ole. Ma ütleks, et see on minu meelest nagu täiesti eraldi selline oluline diskussiooni koht, mis iseenesest muidugi puudutab väga tõsiselt seda sama rahastusküsimust. Ma olen hästi suur kaugtöö fänn ja siis kui koroona tuli, siis seal oli üks positiivne omadus, et inimesed õppisid tegema kaugtööd. Ka meie organisatsioon ja keegi enam väga ei taha sinna kontorisse tagasi tulla. Ja me tegime need kaugvastuvõtud teisel päeval, 13. märts 2020 kuulutati eriolukord, see oli reede, esmaspäeval avasime kaugvastuvõtud. Me olime kõik ette valmistatud, poliitikud ei tahtnud seda teha, siis öeldi, et aga nüüd ja läks käima. Ja mis juhtus? Kui haiglad olid kinni ja keegi ei saanud tulla, siis kõik tegid, sest et neil on vaja vastuvõttu teha. Neil ka nagu see tulemus või tulem või palk jookseb. Ja siis olid mõned erialad, mis siiamaani väga hästi toimivad. Psühholoogid kiidavad, ütlevad, see on maailma kõige parem teenus, et sa võid rääkida üle Skype'i. Ja psühholoogid on ka need, kes ütlevad, et nad ei taha katsuda seda patsienti väga, et nad piisab, kui sa näoilmest nagu näed. Ja siis vastu ortopeedid ja siis kirurgid, et nemad ütlevad, et tead, mul peab see betoonist kast olema ja koduhaigla on väga hea kontseptsioon, et sul käib õde kodus ja teeb protseduurid ära ja kaugvisiiti teeb arst. Aga võt kodukirurgiat hästi ma ette ei kujuta nagu, et osades filmides on, et ma tean, James Bond tegi endale ise seda elektrišokki andis, eks ju.
aga selle jaoks on meil betooni vaja ja siis jube kurb on, kui me vaatame täna ikkagi nagu vähiravi, siis kahjuks seal on nagu haigestumiste arv kasvab ja kui me räägime kiiritusravist, siis seal on tõesti vaja seda suurt punkrit, kus see täppiskiiritusaparaat olemas on ja selle jaoks me peame nii-öelda midagi uut ehitama, sest ei Mustamäe linnakusse ega ka Tartu linnakusse neid lihtsalt ei mahu täna rohkem füüsiliselt. Ma lihtsalt lisaksin juurde, Rain, et ma siiski tahaks uskuda natuke nagu unistada, nagu ma mõtlen 2040 aastasse, et meil on nagu selliseid raskeid kirurgilisi operatsioone sel ajal vähem, kuna me suudame tegelikult oluliselt varasemas faasis ennetada, et loomulikult kirurgia olemuselt ei kao ära, eks ole, operatsioone on vaja ja inimesed vananevad ja operatsioone on vaja, aga ütleme sama asi, et kui sa suudad seda sama vähki avastada oluliselt varasemas faasis, siis tegelikult need operatsioonid on kergemad, mis muidugi ei võta tõesti ära seda, et sul ikkagi mingisugust kohta, kus see inimest opereerid peab olema, eks ole. Mul üks tuttav arst räägib, et üldse on kahte tüüpi meditsiinis kahte asja vaja. Üks on need, kes sind mõjutavad ennetama ja teised on need, kes midagi ära lõikavad. Aga noh, ta on ilmselt selle eriala pooldaja. Mari nimetas enne maksudebatti, et natukene intrigeeriks seda, et alguses rääkisime seda, et meil on solidaarne ravikindlustus. Aga kui vaatad meie maksusüsteemi, siis ma nagu ütleks, et nagu väga solidaarne vist siiski ei ole. Et see on ka see, millele Tea viitas, et järjest vähem on neid inimesi, kes siis on konkreetselt töökohal ja kes siis tegelikult seda maksu maksavad. Ehk et tundub, et see ravikindlustusmaks tänapäeval ei ole enam nagu väga solidaarne, kui võrdled kas või näiteks Eestis, kui võrreda Eestit ka teiste OECD riikidega näiteks. Mis sa sellest arvad, Mari, et ettevõtjana, et kust kohast seda maksu koguma peaks hakkama? No debatt loomulikult tulebki avada, kui meil on avalikes teenustes nii palju raha puudu, me oleme vaadanud üle oma efektiivsused, me oleme vaadanud üle oma soovid, oma lootused ja pannud oma võimalused siis arvutanud välja, ega selles mõttes ei ole ju midagi teha. Maksudebatt ei ole ju tegelikult selline, et ma nüüd ütleks, et jaa, tõstame 3%, peaks piisama. Siis selliste väidetega me jõuaksime samamoodi selle juurde, et kust tuleb raha tuleb seina seest. Et tegelikult tuleb ju iga maksudebatti, kas me räägime sotsiaalmaksust, kas me räägime mingisuguste ettevõtlusmaksudest, kas me räägime varamaksudest, kas me räägime tulumaksusüsteemi muutmisest, kõigi maksusüsteemide muutmisi tuleb vaadata ju tervikuna. See on ühiskond, siin ei ole nagu inimesed ja ettevõtjad ja ärimehed ja avaliku sektori töötajad. See on üks suur tervik, mis toimib tegelikult ju koos. Kunagi on tehtud mingisugused otsused Eesti riigis, et me teeme sellise maksusüsteemi, nagu meil praegu on. Kui me tahame nüüd seda avada, minu meelest me peaksime kõigepealt üle vaatama need eesmärgid, mis meil olid. Vaatame, kas need eesmärgid on täidetud, kas meil on Eestis piisavalt seda, investeeringuid antud juhul, kui me ettevõtlusmaksudest räägime. Ja kas me nüüd oleme valmis ühiskonnana seda maksutõusule minema ja kanname selle välja. Ma saan aru, et need kulude pooled me oleme nagu valmis väga kiiresti minema. Kuidas? Et kulude pooled me oleme valmis väga kiiresti minema, et sealt on kõigest puudu. Ei aga ega tegelikult, nagu ma ütlesin, loomulikult tulebki makse tõsta, kui kõik on läbi analüüsitud ja pilt on nii-öelda avatud ja selge. Mitte mingit siukest muudatust minu arust me ei tohiks minna tegema ilma nagu sügava debatita. See on nagu selline ühiskonna väärtushinnangute ja demokraatia küsimus minu jaoks. Samas ütleme, et ega Eestis maksutase keskmiselt ei ole midagi väga madalat iseenest, et me oleme OECD arvestuses täitsa nii-öelda maksude mõttes seal kuskil keskel, eks ole täna, et selles mõttes ei saa. Ja küsimus on selles, et kui me maksudega võtame inimestelt raha ära, siis võtame ka ära mingid valikut jälle, eks ole, et ega see ei ole üldse nagu lihtne otsus. Euroopa võistes me oleme siiski niisugused tööjõumaksude mõttes keskel, aga üldiselt ikka madalad. Ja alumises kolmandikus oleme Euroopa Liidu riikidega võrreldes maksukoormuse poolest, jah? Minul on selle maksudega seoses üks teema. Ma ei räägi maksude tõstmisest. Ja ta on natuke sinna samma nagu selle maine, ütleme, kui nii-öelda meil on mingi pettus, siis see mõjub meie mainele. Aga samamoodi on see, et kui mulle üks arst rääkis, temale tuli patsient, tuli siis EMO-sse, kuna tal ravikindlustust ei olnud.
ja siis ütles, et hea küll, et ma teen sulle selle asja praegu ära, et sa siin kohe ära ei sure, aga põhimõtteliselt sul tuleks väike see südamestimulaator panna, et kuna ravikindlustust ei ole, siis 6000 eurot, et olete nõus, paneme kohe lauale, on ju. Ja siis sihuke jämeda kuldketiga patsient ütles, et padastit ja siis veerand tunni pärast oli tal ravikindlustus olemas, on ju. Ja siis sa kujutad ette nüüd selle sama arsti nagu sihukest mentaalset seisundit, et noh, et sa pead inimest aitama, on ju, siis sa näed, kuidas nagu mingid tüübid lihtsalt nagu ei maksa, OÜ-tavad, nii-öelda panevad endale mingid süsteemid käima siis, kui neil vaja on. Ja siis nad on selle üle veel hästi uhked. Et see on sihuke nagu jälle mentaliteedi küsimus, et kui me nagu elame siin solidaarses maailmas, siis võib-olla peab kehtestama selle sotsiaalmaksu põranda, eks ju. Et see on sama küsimus, kus maksuamet ütleb, et kuule, et sa maksad endale miinimumpalka ja tegelikult teed tööd. Kui sa tööl ei käi, elad dividendist, see on täitsa okei, see on väga aktsepteeritav. Aga kui sa nagu maksude optimeerimisega lähed sinnamaani, et sa oled sellest sektorist väljas või on see ümbrikupalk või mingi muu sihuke asi, siis see ei ole valdav. Aga see rikub õudselt tuju ära, on ju. Et me peame selle osa ka nagu korda saama. Ma tean, et Arenguseire Keskus on ka vaadanud neid erinevaid sotsiaalkindlustussüsteemi rahastamise võimalusi. Et mis sealt vastu vaatab? Ma vist peaaegu olen kõik meie ideed juba letti käinud siin täna. Meil oli see omaosaluse erakindlustuse idee, mis me pakkusime, siis meil oli see andmepõhine ennetus, aga okei, maksudest rääkides. Ühesõnaga, meil oli üks teine töö, mille nimi oli tulevikukindel maksustruktuur, kus me tõesti tegime ka küllalt selliseid reljeefseid stsenaariumeid. Me ei püüdnud mitte teha siis elulisi, vaid pigem just selliseid provokatiivseid. Ja seal üks oli selline, mille nimi oli digitaalne maailm, mis tegelikult just adresseeris natuke kas muu hulgas ka seda probleemi ja ka seda probleemi, et on järjest rohkem inimesi, kellel ei ole tööandjad, kes ise endale tööd annavad, nad tingimata ei ole, on ju OÜ-tajad, aga lihtsalt nad kukuvad sinna kahe süsteemi vahele, nad ei ole klassikalised ettevõtjad, neil ei ole alluvaid, on ju, nad ei kasvata oma äri, nad lihtsalt iseennast elatavad ära, aga ettevõtlusvormis, on ju, mis juriidiliselt on ettevõtlusvorm, sisuliselt nad teevad tööd, on ju, platvormide ja muul vahendusel. Et selles mõttes see stsenaarium digitaalne maailm nägi ette siis seda, kuidas sotsiaalmaks, algus me tahtsime selle täitsa ära kaotada, aga ütlen ausalt, kalkulatsioon ei tulnud kokku. Et me saime siis langetada selle 13% peale, siis praeguselt 33-13%-le 20% ulatuses väheneb. Aga siis see kate nendeks sotsiaalkaitse ja muudeks kuludeks tuleb siis 10% kõrgemast üksikisiku ja ettevõtte tulumaksust. Ehk kui see lihtsalt nagu selline näitlik kalkulatsioon, et kui nii ettevõtte kui üksikisiku tulumaksu tõsta 10%, siis me saame 20% vähendada sotsiaalmaksu. Kusjuures keskmisele palgatöötajale ja ka keskmisele tööandjale on see kasulik, sest et tööjõukuludes tekib võit tööandja jaoks on praegusega võrreldes, tal tekib võit võrreldes tänase süsteemiga tööandja jaoks. Et kuna lihtsalt osa sellest sotsiaalkaitse tulust, sellest, mis muidu tuli sotsiaalmaksust, see tuleb, eks ole, ettevõtte tulumaksust, seda maksavad ainult ettevõtted, kes on kasumis, ütleme puhas tööandja vaatepunkt ilma ettevõtte maksukoormust nagu arvestamata, oli võit, et oli võimalik siis niimoodi seda olukorda näidata. No vist selgitasin segaselt, aga te saate selle stsenaariumiga nagu ise tutvuda ja ma ei ütle, et see on super hea stsenaarium, igasugune ärikeskkonna halvendamine tuleb ikkagi põhjalikult läbi mõelda ja see ei pruugi, ütleme, Rahandusministeeriumi ametnikud olid küll 30%, oleks vähemalt 29%, et oleks vähemalt number 2 seal ees, et ühesõnaga ma seda osa, ma ei ole siin tulihingeliselt väitmas, et see oleks mõistlik asi, mida teha, aga mis puudutab seda, et see ütleme, need kulud, mida me muidu rahastame sotsiaalmaksust, need tegelikult tulevad edaspidi tulumaksust ja tulumaksu baas on palju laiem ja tulumaksu maksab suurem hulk elanikkonnast võrreldes siis sotsiaalmaksu maksjatega. Aga me hakkasime rääkima täna sellest, et kuidas rahastada paremini tervishoidu ja nüüd lõpuks jõudsime ikkagi rahastamisteemade välja, et siis kuidas maks erinevalt koguda. Kas vahepeal on kuulajate seast tekkinud ka küsimusi? Et seal on küsimus, see on väga hea, sest et ma saan aru, et siis saab palli püüda. Nii.
kuhu ma viskan? Väga hea. Väga hea. Tere, mind on hästi kuulda. Mina olen Anne Mahov, mina olen arst-ettevõtja. Küsin sellise küsimuse, et rääkisite siin tervise teekonnapõhisest rahastamisest. Kas te olete mõelnud ka sellise järgmise astme peale, mis on konkreetse tulemuse põhine rahastamine, et näiteks patsient ise mõõdab enda terviseseisundit erinevate mõõdikute näol ja kuidas oleks võimalik ja kas oleks võimalik seda veelgi efektiivsemalt rahastada. Näiteks Inglismaa näide on vaimse tervise puhul, et samamoodi mingisuguste patsient mõõdab oma tulemusi, eks ole, ärevuse, depressiooni puhul ja kui on leitud, et mingisugune mõõdik on paranenud, et siis sellega saab isegi lisarahastust. Et kuidas nagu selles suhtes on suundumus või mõte? Lühike vastus esimesele küsimusele on jaa. Meile väga meeldiks tulemuspõhine rahastus. Sinna ei saa niimoodi nipsust ühe päevaga minna. Ja seal on kaks asja, on need promsid ja bremsid, siis patient reported outcome measures ja patients reported experience measures. Ehk teeme kõigepealt ära selle esimese sammu, et mõõdame tervise tulemit. Insuldipatsiendi puhul on väga selge, et need on rahvusvahelised kriteeriumid, et sa saad ise hakkama ja see on nagu aasta jooksul. Ja siis järgmine samm on, et paneme sinna juurde, et siis kuidas patsient ennast tunneb. Ja selle eest me oleme hea meelega nõus ekstra tasustama, sest ka need samad tervise teekonnad kokkuvõttes õpetasid meile kahte asja. Kui me tegema hakkasime, siis raviasutused olid hästi tõrjuvad, ütlesid, et niikuinii, kui see kassa tuleb, siis kassa tahab kokku hoida. Me ütlesime, et ei, me tahame paremat koostööd, me tahame paremat tervise tulemit ja hästi lihtne loogika on, et kui me saame inimese kiiremini tervemaks, siis töövõimetushüvitisi me maksame vähem ja kokkuvõttes nad tulevad tagasi tervise tööjõuturule, maksavad oma makse, kui nad on pensionärid, siis võib-olla nad saavad lapsi hoida ja siis sealt jääb see raha ringi. Et lühivastus on jah, selle tegemine võtab kahjuks natuke rohkem aega, kui me oma unistustes oleme mõelnud, aga me liigume sinna suunas ja väga hea küsimus, aitäh. Kas kellelgi on veel küsimusi? Seal tagapool on ka, et kas saaks sinnapool tahapool küsida? Aitäh, väga huvitav diskussioon on. Mina siis Kadri Mägi-Lehtsi, tervishoiuhuviline. Et selline küsimus mitu korda käis läbi see andmete teema, et kahe käega poolt, et tervishoius on väga vaja andmeid ja nende alusel saab igasuguseid analüüse teha. Aga mul jäi ka hästi kõrva, et ennetus ja see geeniandmed, et nende audu saab nagu ennetada. Mul on küsimus, et mille alusel me nii arvame, et ainult peeglisse vaatamisest ja selle teadmisest, et millesse mu vanemad surid või mis haiges on, et paljud terviseriskid on ju väga selged ilma geeniandmeteta, et liigu, toitu tervislikult, ära ole ülekaaluline, et mis see geeniandmed sinna nagu lisaks annavad, et kas juba tänastes oludes ei saaks siis kuidagi tervislikum olla? Inimene on selline isekas ja laisk loom. Inimene vajab motivatsiooni ja eks see on mingis mõttes usu küsimus ja mingis mõttes inimtüübi küsimus ja mingis mõttes ka spetsialisti motiveerimisoskuse küsimus. Ehk et kui ikkagi nagu geeni andmed koos siis sinu teiste fenotüübi andmete ja muudega kokku annavad kõrge skoori, ma küll käiksin rohkem. Kui ma teaksin, et see aitab mul vältida riski, haigestuda vähki ja mul on see haigestumise tõenäosus kõrge. Eks see on psühholoogia küsimus. Kui ma vaatan seda, me teeme tubakast loobumise nõustamist, võtame tasu maksmise kohustus üle, tervishoiutöötajad teevad seda. Ja vaatame sealt, et nad teevad erinevalt seda, kes kuidas nõustab. Ja tulemused on ka erinevad, sellepärast, et kas sa kasutad piitsa või prääniku meetodit või siis kasutad seda meetodit, aga kuule, su naabrimees jättis maha. Ja vahetevahel töötab see palju paremini, et geeniandmed on üks osa sellest, aga päeva lõpuks ega täiskasvanud inimest saab mõjutada see täiskasvanud inimene ikka ise. Ja sealt tuleb võib-olla, Kadri, see, et mis ma ütlesin, et kui sa hommikul peeglisse vaatad, et ma tahan saada paremaks inimeseks
ja jätan täna selle asja tegemata või sõltumata sellest, et vihma sajab, lähen välja. Siit on mul soovitus, et võtke endale lemmikloom 4 jalaga ja käite väljas iga päev. Et väga hea ennetusmeede. No vaat siin see küsimus oli vist natuke sellest, et mida need andmed lisaks annavad. Ma nii palju äkki ütlen, et mina tegin ka need mõned geenipõhised vähiriskid ära, sain teada, mis need on. Kohe jooksin diagnostikasse, kohe. Ei oleks võib-olla aastakümneid läinud, kui ma ei oleks teada saanud, et mul on mingi risk keskmisest kõrgem. Minul seda ärevust ei tekkinud, aga eks see on suhteline ja võib-olla inimestel tekib. Ja ma lihtsalt võtsin endale nagu sisemise sellise, nagu panin mentaalse märkme kuskile, et katsun iga 2 aasta tagant käia diagnostikas. Muidu võib-olla poleks. Ma arvan, et siin on nagu selles küsimuses on nagu mitu tahku, et üks on see, eks ole, et näiteks me võime disainida sellise kindlustustoote ja ütleme Ameerika turul, mis põhineb nagu valdavalt erameditsiinil on sellised tooted olemas. Et kui ma käitun nagu terviseteadlikult, eks ole, liigun rohkem ja olen väiksema kaaluga, et siis ma tegelikult maksan oma kindlustusest vähem, eks ole. Et ma arvan, et selliseid lahendusi on kindlasti mõistlik Eestis ka rohkem arendada ja kaaluda. Samal ajal, eks ole, ma tõin ennem selle Parkinsoni näite, et täna uuritakse ka Eestis väga tõsiselt seda haigust, eks ole. Et Parkinsoni on tegelikult võimalik geeniandmete põhjal avastada oluliselt varem, kui need esimesed sümptomid hakkavad tekkima. Ja tegelikult on võimalik nagu seda Parkinsoni tekkimist elustiili muutustega ja ka teatud ravimisega nagu oluliselt nagu kaugemale lükata võrreldes sellega, kui juba sümptomid on tekkinud. Et lihtsalt väga konkreetne näide, eks ole, et loomulikult see võib tekitada muus nagu esimesel hetkel ärevust, et oi, et mul on nüüd väga suur risk näiteks seda Parkinsoni saada, eks ole, aga kui ma ikkagi nagu ma saan arsti käest selle õige konsultatsiooni, ma saan õige ravi, eks ole, ja ma valin oma elustiili muuta, näiteks selle tõttu ma võin selle Parkinsoni lükata 10 aastat edasi, eks ole. Ja see tähendab nii-öelda siis oluliselt suurt kokkuhoidu tegelikult terviserahastuses, eks ole. Aga selle peale tahaks küll öelda, et ma loodan, et tervisekindlustust küll geeniandmete põhjal kuidagi määrama ei hakka. Avalik õiguslikku kindlasti mitte. Ka era ei ole võimalik. Euroopa seadusandlus seda ei luba, eks ole. Aga veel Kadrile, minu unistus on, et me jõuame sinna ja pigem kiiremini kui aeglasemalt, et mis puudutab ravimeid just nimelt, et see geeniandmed võiksid ravimite kohalt anda selle, et kui ma seda võtan, millised kõrvaltoimed mind ees ootavad ja kas see ravim mulle mõjub või ta mulle ei mõju. Ja seda täna need geeniandmed, neid katseid on tehtud. Ja see on see, mida mina väga-väga ootan ja see oli ausalt öeldes ka üks põhjus, miks ma läksin ja läksin geenitoorniks, andsin andmed, sest ma loodan, et äkki ma saan siis mingi aja pärast teada, kui mul peaks neid ravimeid vaja minema, sest kui ma vaatan seda meeste tervelt elatud aastate arvu, siis ka palju ei ole jäänud tervelt elada selle järgi vaadata. Aga ennetame, siis äkki saab mõne aasta juurde. Ma toon tegelikult ühe väga konkreetse näite, kus me geeniandmed täna kasutame, on tegelikult vaimse tervise osas, et psühhiaatris on nagu erinevad tüüpi haigused, on erinevad ravimid ja nii-öelda inimesele peale vaadates on võimatu nagu öelda, mis ravi täpselt sobib ja osad ravid on sellised, mis tekitavad nagu inimesele komplikatsioone, kui tal ei ole nagu tema jaoks see ravim sobib, aga geeniandmete põhjal on võimalik ja me näiteks teeme täna geeniteste reaalselt Confidos, et me tegelikult geeniandmete põhjal saame nagu oluliselt tõsta nagu ravimi efektiivsuse tõenäosust. Väga konkreetne näide, kuidas on võimalik andmeid kasutada selleks, et tegelikult hoida kokku siis spetsialistide aega ja oluliselt parandada siis patsiendi elukvaliteeti. Ja kasutate ka selles samas ravis, mida Rain Laan enne mainis, südame-veresoonkonna haiguste ravimite määramisel tegelikult kasutatakse samamoodi tänapäeval seda. Aga üks küsimus on veel tagantpoolt. Küsiks viimase küsimus ära. 2 küsimust on, aga tegelikult eespool on ka üks veel. Aga ma tahaks ära korrigeerida ühe asja, et solidaarsus tervisehoiu rahastamises tähendab seda, et need, kes jaksavad maksta, maksavad ka nende eest, kes ei jaksa maksta. Selles mõttes Eesti süsteem on solidaarne ja siin ei ole mitte mingit küsimust. Selles mõttes siin vahepeal diskussioonis võib-olla võis vale mulje jääda natukene. Ja küsimus on pigem selles, et kuidas need, kes jaksavad maksta, jaksavad ka edaspidi maksta nende eest, kes ei jaksa. Selles mõttes erakindlustus on kena asi, aga
aga kui ma teen põhiliselt nagu tervishoiu rahastamise nagu põhiprintsiipe, siis see on see, et nagu erakindlustus sellest diskussioonist praegust on nagu mees, kellel on haamer, läheb ja otsib endale naela, kus seda rakendada. Ehk siis selles mõttes on see Arenguseire Keskuse need stsenaariumid on väga hea koht, kust nagu vaadata otsa, et mida me saame teha selle koormusega, mis on praegust omaosalusena inimestel rahad. Aga selles mõttes lisaks ma olen Kaleviga, oli Kalev? Jaa. Hästi nõus selles osas, et me peaksime vaatama otsa sellele, et millist tervishoiu teenust me tahame. Sest olgem ausad, Confido ja teised on leidnud endale väga hea siukse turuniši, kus sisuliselt tegeleb nagu järjekorrast etteostmisega ja tõenäoliselt ka veidi paremad no mitte ainult, aga ja utreerin nõus, aga see on oluline koht, mille eest on tööandjad nõus maksma. Aga küsimus on see, et see muu süsteemi probleem jääb endiselt samaks, et ravijärjekorrad, teenuse kättesaadavus, see on inimressurss, mis teenuse üldse saab. Ja selles mõttes ma olen väga huviga ootan näiteks, mis tuleb välja sellest raviteekondade protsessist ja kuidas selle tulemusena hakkab muutuma terviseseisundi mõõtmine, lepingute sõlmimine, kellega sõlmitakse lepinguid, kuidas rahastamismeetodid muutuvad ja nii edasi, et see on suur ja huvitav koht. Ja siia lõppu veel selleks on veel, et olgem ausad, Eestis tegelikult ei ole avalikke teenusosutajaid, sest kõik tervishoiu teenusosutajad, kõik töötavad eraõiguslikul printsiibil. Ja samamoodi juhitakse neid lepingutega mitte nõukogude peamiselt. Ja kõige lõpetuseks veel, et neid punkte, mida ma tahtsin siin tunni jooksul kommenteerida, on veel palju rohkem, aga innovatsioonid on kenad asjad. Ja ma olin ise selles algses geenivaramu meeskonnas, kes selle hakkas seda välja töötama. Ja ma olen nõus, et see on oluline asi tulevikku, aga baasasjad on vaja läbi vaadata seesama, et mis on 2040, millist teenust me tahame saada, milline on esmatasandi roll, kuidas patsiendid liiguvad ja siis selle pealt me saame teada, mis ja kui suurt raha meil on vaja. Ja kolmas küsimus on, et kus me selle raha saame. Tänan. Pikk siuke, jah, midagi. Rääkisid juba kõik ära, aga ma tahtsin ka küsida, et kes on siis see, kes ütleb, et mis tegevused me nüüd reaalselt tegemata nagu jätame, et meil on 400 000 kõrgvererõhktõve haiget olemas. Need on olemas. Need ei ole, et äkki neid ei oleks. Ja jumal, ma toetan 3 käega, et oleks terviseedendus ja ennetus ja panustan sellesse nii palju, kui saan. Aga need haiged, kes meil juba on, kust nagu see ressurss võtta, et see ära katta. Et see on tegelikult ju suures osas töö nende inimestega. Et minu arvates see miinus, majandust natuke õppinud, aga see on nii suur ja see ju ainult kasvab, et minu arvates ainult see ettevõtjad ja siis oma töötajate eest maksmine, see ei kata seda ära. Kõik on vait selle peale. Aga see vist ongi see, kus jõudsime, et maksud on ikkagi see küsimus. Et kui me tahame kulutada tervishoiule sama palju, kulutatakse Saksamaal ehk peaaegu 2 korda rohkem, siis ilmselt me peame ka makse koguma nii nagu Saksamaal. Või ei ole nii? Katkestan, et muidu läheb teil liiga pikaks, eks ju. Olen Vaike, väga huviline. Ja tahaks küsida sellist asja, et tõesti te tahate makse tõsta. Meist siin ei taha vist keegi tõsta. Ei taha. Nii, aga kui olete väljapääsmatus olukorras, siis selline küsimus, et aga riik tahab ju ka sotsiaalhoolekannet nagu väga laiapõhiselt hakata jagama ja see läheb ka ju väga midagi maksma, et kas te suudate omavahel ikkagi kokkuleppele jõuda, kui palju üks tavaline kodanik siis jõuab makse maksta. Aitäh! Ma võin sellele küsimusele vastata, et see kõik selgub märtsi pühapäeval. 5. märts või ütleme 6. märtsi hommikul on meil enam-vähem selge, et kus suunas see rong liikuma hakkab.
ühele, teisele või kolmandale poole. ma ühe väikse remargi ka, et see sotsiaalhoolekanne, me Arenguseire Keskuses uurisime ka pikaajalise hoolduse tulevast koormust, juba tänast koormust ja kuidas see kasvab ja mis eripärad seal on. Ja mulle tundub, et üks koht, kus saaks ka natuke rohkem võib-olla raha efektiivsemalt kasutada, sünergiat luua, on see pikaajalise hoolduse ennetus osana tervisesüsteemist, et seal tegelikult need süsteemid, see, kuidas neid valdkondadi rahastatakse, on väga eraldiseisvad, ka see info sageli ei liigu. Üks ühine lüli on see õendusravi, mille eest Tervisekassa maksab, aga põhimõtteliselt on seal, ütleme, neid kahte maailma omavahel rohkem siduda, et see on selline üks, aga see ei ole nüüd teab mis detailne ettepanek, aga vähemalt üks suundadest. Aga ma vaatan ka kella, et võib-olla niisugune kiire kokkuvõte meie 1,5-tunnist arutelust on siis selline, et edendus ja ennetus, sinna tuleb ilmselgelt rohkem panustada. Diana tõi välja selle nüansi, et aga mis me teeme nendega, kes täna on haiged, vajavad ravi. We just pay. ja päris nii ei saa, aga see ongi seesama, need 3 asja, mida vähemalt meie täna teeme, et meie organisatsioonis on 3 väga selget suunda. Terviseteekond, edendus ja ennetus, raviteekond, see on see, et õigele patsiendile õigel ajal õige spetsialisti poolt ja digiteekond sinna juurde, millest me täna rääkisime, et kui me saame selle digitoe ja andmete liikumise sinna taha oluliselt paremaks kui täna, siis see teeb nenda 2 esimest asja lihtsalt kergemaks. Jah, ma arvasin, et oleks hea lõpetada selle eelmise repliigiga, et ootame valimiste tulemusi, aga ma arvan, et sellega on veel parem lõpetada. Nii et aitäh kõigile kuulamast. Aitäh.